Ma tervitan teid, meie üles tõusnud ja elava lunastaja ja õnnistegija Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Oleme kogunenud täna erilisele jumalateenistusele, nimelt see on seotud meie Eesti Evangeeliumi Luteri usu kiriku koguduste esindajate ühisele aasta koosoleku puhul ehk sinodi puhul. I greet you in the name of our risen and living Lord and Savior Jesus Christ for this special service in connection with a synod that was held yesterday of the representatives of the congregations of the Estonian Evangelical Lutheran Church in America, that is the United States and Canada. Welcome to all. Well, algame siis lauluga, tõuseme laulma, et eraldada kõigest muust. See on laul number 195 ja Maria Staar, kes on meie organist, mängib meile sisse juhatuse. Please play the intro. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja pühavaimu osadus olgu teie kõikidega. Armsad vennad ja õed, ma loen tänase päeva evangeeliumi, mille me leiame Johannese evangeeliumi 15. peatüki algusest, kus Issand ütleb oma jüngritele nõnda. Mina olen tõeline viinapuu ja minu isa on viinamäe aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, tema kõrvaldab. Ja iga üht, mis kannab vilja, tema puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad selle sõna pärast, mis mina teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nagu oks ei või kanda vilja iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minusse. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja. Sest ilma minuta ei või te midagi teha. Kui keegi ei jää minusse, siis ta heidetakse välja nagu viinapuu oks, ning ta kuivab ära. Ja nad kogutakse kokku ja heidetakse tulle ning põletatakse ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mis te iganes tahate ja see sünnib teile. Selles on minu isa austatud, et te kannate palju vilja ja osutute minu jüngriteks. Kiitus olgu sulle, oh Kristus.
Holy Gospel is written in the 15th chapter of St. John. The Lord says, I am the true wine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes that it may bear more fruit. You are already clean because of the words which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Praise be to thee, O Christ. Armsad vennad ja õed, tahan tänast jutlust alustada ühe küsimusega, millele ma ise poleks veel paari nädala eest vastust teadnud. Loo, mida see küsimus puudutab, läkitas mulle üks meie Los Angelese koguduse liige, kellele olen selle eest väga tänulik. Teile on see ehk teada juba ammusest ajast, aga kontrollime siiski. Loodetavasti on teil veel meeles Jeesuse sõnad evangeeliumis, mida me äsja kuulsime. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Minu küsimus on nüüd järgmine. Milline võiks olla üks läbi ajaloo kõige erilisemaid kohti ja erakordsemaid olukordi? Selle kõrval, millest me kuulsime, kus Jeesus oli oma jüngritega enne oma kannatamist ja surma. Mis võiks olla selle kõrval üks ajaloo kõige erilisem koht ja erakordsem olukord, milles need sõnad on kõlanud? Kas keegi teab? Neile, kes ei oska midagi arvata, annan ühe vihje lisan abiks. Tegemist on 20. juuliga aastal 1969. Ikka ei tea. Ma ütlen, et tegemist on siit väga kaugel asuva paigaga. Õige, kuu, umbes 238 900 miili. Ja ma loen nüüd ühe ingliskeelse lõigu selle sündmuse kohta. In the radio blackout, I opened the little plastic packages which contained the bread and the wine. I poured the wine into the chalice our church had given me. In the 1/6 gravity of the moon, the wine slowly curled and gracefully came up the side of the cup. Then I read the scripture, I am the vine, you are the branches. Whosoever abides in me will bring forth much fruit. Apart from me, you can do nothing. I ate the tiny toast and swallowed the wine. I gave thanks for the intelligence and spirit that had brought two young pilots to the sea of tranquility.
it was interesting for me to think that the very first liquid ever poured on the moon and the very first food eaten there were the communion elements. And of course, it's interesting to think that some of the first words spoken on the moon were the words of Jesus Christ, who made the earth and the moon, and who, in the immortal words of Dante, is himself the love that moves the sun and other stars. Nii kirjeldab oma imelisimat kogemust lennuskuule astronaut Buzz Aldrin. Ja seda isegi tagantjärele lugedes võime tajuda, kui võimas võis see hetk tema jaoks olla. Ühelt poolt on äärmiselt kurb tõsiasi, et inimkonna edusammud, eriti teaduse ja tehnika valdkonnas, on teinud paljusid meist järjest suurelisemaks. Teisalt aga on suurepärane näha ja kogeda, kuidas paljud just nendest, kes on suurimad meie hulgas või nagu näiteks need kuule lennanud astronaudid, võinud isiklikult osaleda inimkonna suurimate teaduslike ja tehniliste edusammude tegemisel, on seeläbi saanud hoopis alandlikumaks ja mõistnud iseenda väiksust, samaaegselt Jumala, meie looja suurusega. Ning mis veelgi enam, tema ülivõrratu armastusega. Kui Jeesus kõneleb endast kui tõelisest viinapuust, mille oksad me tohime olla, siis esmalt on siin peidus sõnum tema inimeseks saamisest. Sest kuidas muidu võiksime olla meie inimesed oksad tema küljes, kui tema ei oleks saanud inimeseks? Või teist võrdpilti kasutades, kuidas muidu võiksime meie olla tema ihu liigne? Aga Jeesus kõneleb siin varjatult ka oma ennast andvast ohvri surmast, sest on andnud oma elu, et meil oleks elu. Ja see mahvl, mis meid kui viinapuu oksi viljakaks teeb, on tema püha veri, mille ta on valanud meie pääsmiseks, Golgata ristipuu. Apostel Johannes ütleb, selles on armastus. Ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Ning teeb sellest suurimast usutõest kohe ka väga praktilise järelduse. Mu armsad, kui Jumal on meid nõnda armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Et see oleks võimalik, peame jääma temasse, sest temast lahus ei suuda me midagi. Üks imeline tõsiasi seejuures on aga seegi, et tema tahab jääda alati meiega ja meisse. Selleks on ta valanud meisse oma eluandva armastuse püha vaimu. Selleks on ta meile usaldanud oma eksimatu sõna. Ning selleks kingib ta meile iseennast jätkuvalt oma pühades sakramentides, iseäranis armulauas, kas või 200 000 miili kaugusel. Kui keegi on nii alandlik, et tema ees vaikseks jääda ja teda vastu võtta. Kui ma ütlesin ennist, et kõige erilisem koht ja erakordsem olukord, kus on kõlanud Jeesuse sõnad endast kui tõelisest viinapuust ja meist kui tema okstest, ning kus on saadud osa armulaua andidest, oli 20. juulil 1969. aastal kuu peal, siis pean ennast nüüd veidi korrigeerima. Sest võib-olla on selleks kõige erilisemaks paigaks ja olukorraks hoopis mõni muu. Kuskil Rooma katakombides esimeste kristlaste tagakiusamise ajal või rindeporis ja veres enne lahingut, millest ei pruugita elusalt tagasi tulla, või vangilaagris kuskil Kolomaal või Buchenwaldis
tabamise korral surmanuhtlusega riskides või siis, kui igaüks meist tohtis esimest korda altarisakramenti vastu võtta. Või mõnes vanadekodus, kellegi surivoodi juures. Või täna siinsamas, kui seesama issand tuleb oma pühima ihu ja verega taas meie keske ja meie sisse. Mõelge selle peale, maa ja taeva looja annab ennast meile sellel väiksel ja alandlikul kujul, et meil oleks teda vastu võttes igavene elu meie enda sees. Ma ei tea, kas me suudame kunagi ära imestada ja imetleda Jumala võrratud armastust, millega ta meid ikka ja jälle õnnistab ja õnnestab. Kui juba paljud maised loomulikud asjad panevad meid üha ja üha imestusest õhkama. Mõtleme kas või näiteks vikerkaare või tähistaeva või lilleõite või päikeseloojangu või oma laste silmade peale, siis kui palju enam peaks meid lausa pahviks lööma Jumal oma armastusest, mis teeb ta ühtaegu nii väikeseks ja meile kättesaadavaks, nagu see on siin samas armulaua sakramendis. Ning samal ajal just selles väiksuses, lihtsuses ja kättesaadavuses mõõtmatult suureks ja hoomamatuks. Tema on viinapuu, meie oleme oksad. Ta on siin ka täna, ka praegu ning tahab, et võiksime temasse ja tema meisse jäädes pärida igavese elu, õnne ja rõõm. Story about Buzz Aldrin taking the Holy Communion on the surface of the moon that I quoted before reminds us of many important truths. First, it is the love of God that created us and the whole universe. And He is never far from every one of us, for in Him we live and move and have our being. Secondly, the culmination, the most glorious revelation and actualization of God's love is our Lord Jesus Christ, who became man for us and sacrificed Himself for us, so that we who believe in Him have the remission of our sins and the life eternal. St. John the Apostle writes, "In this was manifested the love of God toward us, that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Herein is love, not that we loved God, but that He loved us, and sent His Son to be the propitiation for our sins." And finally, it is the love of God that makes Him to wish to remain with us always. We can't give Him anything because He is the perfect God, the absolute being. He gives us everything. Without Him we can do nothing and are nothing. Abide in me and I in you, says the Lord. Jääge minusse ja mina jään teisse, ütleb issand. Aidaku meid selleks tema ise, isa ja poeg ja püha vaim. Aamen. Please stand, and we will confess the holy Christian faith in the words of the Apostles' Creed, the faith into which we have been baptized and that joins us essentially with Jesus Christ. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell.
The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits on the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Christian Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Palun istuge. Jumalateenistuses olnud venna eest issandas. Me palume, et temale saaks osa Jumala abistav ja parandav puudutus. Aita Ennot, et ta veel toibuks ja tema saaks jälle rõõmsalt olla oma laste ja lastelaste keskel ja koguduse keskel ja osa pühast armulauast. Heida armu, Issand, me palume sind ja anna tervist ja toibumist. Armas Jeesus. Aamen. Suur tänu kaasateenijatele, kes on teeninud sellel teenistusel kaasa ja teenivad edasi. Eriti suur tänu ja tunnustuse meie õigustajale, praost emeeritus Enn Auksmanile, kes on nüüd Los Angelesi koguduse, kiriku Los Angelesi koguduse õpetaja. Issand õnnistagu sind ja sinu peret ja sinu tööd koguduses ja eestlastele seal Californias, eriti Lõuna-Californias. Ja siis ma tänan ka meie kaasa liturgid, õpetaja William Ilves, kes on siin Troy, New Yorgist, esindab Syracuse'i Albany kogudust. Õpetaja Gilda Karu, kes on siin Chicagost, tema esindab Chicago esimest kogudust. Ja meie kohaliku kaasateenijat diakon Kalju Etsi, suur tänu selle kaasateenimise eest. Ja many thanks to you, Maria, for serving with us, for keeping tabs on everything, because as you know, things have been changed a little bit. Ja vabandan selle probleemi eest, mis mikrofonidega oli. See oli esimest korda, kus ma kasutan 4 mikrofoni söötu tänu sinna võimendajasse. Ja pole seda ennem välja proovinud. Mul pole ka 4 õpetajat siin on, kelle abi me üheskoos välja prooviksime. Aga see on, ma arvan, osa teatud punktides on hästi toiminud ja see unumine, see on ja nimel see feedback. Ma täpselt ei tea, millest see feedback tuleb. See võib tulla, et kui 2 mikrofoni on liiga lähedal teineteisele või midagi sellist. Nii et aga ma usun, et see on abiks teile kõigile, see hääl tuleb sealt palju hääldamist välja.
Issand Jeesus Kristus, meie hingede karjane ja ülevaataja, oled alguses oma kirikus suurte imetähtede ja imetegude läbi rajanud ning oma armurikka sõna ja sakramente läbi ülal pidanud ja levitanud. Me kiidame sind südames, et sa ka meid sellest sõna kiriku liikmeks oled kutsunud ja vastu võtnud. Me palume sind, sa ostav Issand, hoia meid alati oma püha sõna kindlal alusel ja keela tõe vaenlasi meid sellest ära eksitamast. Vala ikka uuesti meie koguduste üle usu, tarkuse ja väevaimu, et nendes valitseks aus elu, mis sinu meele pärast on, ja ühtki ei leitaks nende seas, kel on ainult nimi, et nad elavad ja ometi on surnud. Ärata enesele karjaseid oma meele järele, kes kindlasti jäävad palvesse ja on ustavad sõna kuulutamisel. Sa tuult ja merd ähvardad, et see koguni vaikseks saab. Aita meid, armas Issand Jumal. Õnnista oma päris osa, hoia ja ülenda teda igavesti, et sinu püha paik kõrgeks ja sinu nimi auliseks saaks kogu maailma rahvaste seas. Sinu arm saagu suureks meie maa ja rahva üle, et alati võime rõõmsad olla sinu abi pärast, meie kiriku ja tema juhtide üle, et nad oma tööd sinu ees õnnistuses teeksid, koguduste ja õpetajate üle, et nad ühel meelel ja rahus üksteisega elaksid sinu sõna järgi, sinu käskjalgade üle, kes viivad evangeeliumi rahvastele, kes sind veel ei tunne, koolide ja kooliõpetajate üle, et Jumala kartlik noor sugu võiks üles kasvada, kõigi üle, kes sind appi hüüavad ja sinu õnnistust ootavad. Aita meid kõiki tänuliku südamega sinu armuandeid vastu võtta ja ikka sinu tõeliste jüngritena elada. Kalastaja Issand ja ennistegija, jää meile rõõmustuseks ja abiks, kuni me pärast surma ja hauda, kõigest surmast päästetud, sinu igavesse riiki läheme ja rõõmuhäälega sind kiidame ja austame. Minu süda rõõmustab. Issand olgu teiega. Tõstkem südame
Jumala poole. Meie tõstame südamed Issanda poole. Tänagem Issandat, oma Jumalat. Tõesti, see on õige ja kohus ja hea, et meie sind, Issand, püha kõige väeline Isa, igavene Jumal, igal ajal ja kõigis paigus täname Jeesuse Kristuse oma Issanda läbi, kelle pärast sina meie peale armu heidad, meie patud meile andeks anna ja igavest õndsust tõota. Sellepärast laulame kõikide inglite ja taevaväe hulkadega sinu au nimele kiituse laulu. Me palume sind, alastaja taevane Isa, õnnista seda pühaõhtussööma aega kõigile, kes siin sinu laual koos on, leivast söövad ja karikast joovad ja sellega sinu poja ihu ja verd tema tõotust mööda vastu võtavad. Me Issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja andis oma jüngritele ja ütles: võtke, sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtusööma aega, tänas, andis neile ja ütles: võtke, jooge kõik sealt seest. See sinane karikas on uus leping minu veres, mis valatakse teie pattude andeks andmiseks. Palvetame nüüd üheskoos palve, mille Jeesus Kristus on meile andnud. Let us say the Jesus prayer together, the Our Father. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nõnda kui meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid mitte kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Iga kord, kui te seda leiba sööte ja sellest karikast joote, te kuulutate Issanda surma. Kristus on kannatanud, Kristus on surnud, Kristus on üles tõusnud ja tema kutsub teid enesega osadusse. Tulge, sest kõik on teie heaks tema poolt valmis pandud. Issanda rahu olgu teie kõikidega. Aamen. Kristus,
ja sööge, see on meie issanda Jeesuse Kristuse ihu, teie eest surma antud, see kinnitagu ja hoidku teid õiges usus igaveseks eluks. Võtke ja sööge, see on meie issanda Jeesuse Kristuse ihu, teie eest surma antud, see kinnitagu ja hoidku teid õiges usus igaveseks eluks. Võtke ja sööge, see on meie issanda Jeesuse Kristuse ihu, teie eest surma antud, see kinnitagu ja hoidku teid õiges usus igaveseks eluks. Ja tehke seda Jumala käest saadud rahu, rõõmu ja võimega. Amen. Tõuseme tänu palveks. Issand Jumal, taevane Isa, me täname sind, et sa oma ainusündinud poja meie lunastuseks oled surma andnud ja üles äratanud. Teed tema surma ja ülestõusmise vägi, tema sõna ja sakramendi läbi meie sees tugevaks saaks. Pühi meie seest kurjuse ja kavaluse mõtted ja eesmärgid, et me armastuses, puhtuses ja tões sinu meele pärast elaksime, sellesama sinu poja Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Amen. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Jääme seisma, et laulda üks kindel linn ja varjupaik. Me laulame esimese, teise ja neljanda salmi. We shall now sing the mighty fortress is our God, and we will sing the first, the second, and the fourth verse. We will sing it standing because it is the hymn of the Lutheran Church, and through that actually the whole of the Reformation. Yes, in the
haiglas, aga nad mõtlevad, lihtsalt seal vererõhk läks madalamaks. Aitäh küsimuse. Kes seda teab? Meil on Ameerika kirikus tuttavad No, seda tuleb kohe käe pigistuse jätta ära. Siis peab kõvasti pigistama, võiks tuleb peale. No väga tore. Mina ka ei teadnud seda varem. See oli väga... Aga mind huvitab, kuidas ta sai võtta, et neil olid need maskid peal? No ju nad kuidagi sai. Ma saan aru, et nad nagu seal sees kapslis ja kõik, aga... Aga ta oligi seal kapslis sees, ta ei olnud mitte välja. Okei, jaa. Ja oli siis mingi lasku. Ma pean seda rohkem. Kas kastjad ka tahab